Welcome! Tere tulemast Fitness-lollidele podcasti teine osa. Fitness-lollidele on podcast naistele, kes tahavad ennast toitumise, trenni ja tervisliku eluviisi teemadel rohkem harida ja olla teadlikumad. Minu nimi on Laura-Liis ning mina olen personaaltreener ja online coach. Minu isiklik eesmärk on siis see, et ma tahan aidata naistel olla tugevam ja mitte ainult nagu kaalu langetada, vaid ollagi lihtsalt nagu teadlikum kõigil nendel teemadel. Et ma usun, et tegelikult me teeme väga paljusid asju juba väga õigesti, aga lihtsalt on neid väikseid asju vaja, mis siis arendavad meid veel rohkem. Täna on meil siis teine episood. Salvestan tegelikult esimesena, et lihtsalt katsetada, kuidas kogu see värk välja näeb. Ja mul on ausalt öeldes väga imelik siin nagu üksinda istuda, aga vaatame, kuidas tänane episood läheb. Sest teema on tegelikult väga põnev. Ma natuke jagasin enda Instagramis ka. By the way, siin, kes mind ei jälgi, siis @lauraliism on mu Instagram, võite mind jälgida. Aga jagasin natuke ka juba oma teekonda siis oma hormoonide tasakaalust ja kuidas nad ei ole tasakaalus. Ikka filmib jah. Ja siis ma küsisin ka, et kas te tahate rohkem infot saada selle kohta, kas te tahate rohkem teada selliste teemade kohta. Ja siis enamus ütlesid ja, et enamus, kõik 100% ütlesid jah, et täiega tahaks teada, aga kuna ma tunnen, et see on nagu nii pikk või nii nagu lai teema ja seda nagu mingi lühisisu formaadis on nagu väga keeruline kõik korralikult edasi anda, siis ma mõtlesin, et ma hakkan ju podcasti tegema, et jagan siis siin enda mõtteid ja teekonda. Ehk siis täna me räägimegi natuke hormoonidest, abordist, pillidest ja mida ma olen teinud selleks, et jälle olla tasakaalus siis hormoonide poole pealt. Ja üks palve veel, et kuna ma olen alles oma podcasti teekonna alguses, ma olen hästi põnevil, üliäge teekond tuleb, aga ma oleks üli tänulik, kui sa jagaksid seda episoodi siin kas siis sotsiaalmeedias või siis ühe oma sõbrannaga, et lihtsalt aitab mul levitada natuke seda sõnumit, aitab levitada nagu enda mõtteid ja teekonda ja ma usun, et kellelgi teisel on ka kindlasti kasu sellest. Ja sinu jaoks see võib olla väike asi panna see Instasse, Storysse näiteks, tagi mind kindlasti ära ka, Laura-Liis M. Ja sinu jaoks jah, on see väike asi, aga minu jaoks tähendab see hästi palju, sest ega see podcasti tegemine, ma olen aru saanud, et ega see lihtne ei ole. Nii et saad mind sellega natukene toetada. Aga lähme siis nüüd teemasse. Räägime hormoonidest, abordist, PCOS-ist, hästi põnev. Ja ma mõtlesin alustuseks, et räägin natuke enda nagu lugu, et mitte kogu oma elulugu, vaid pigem just ongi see, et kuidas mul see hormoonide ja rasestumisvastaste vahendite ja kõige nagu selle poole pealt, et kuidas see on mul nagu välja näinud, et siis lihtsalt teil tekib nagu paremini mingi pilt ette, et mis et kas siis tekib mingi samastumine või siis nagu vastupidi, et vaatate, et olete kõik õigesti teinud, sest kui ma siin neid asju nagu mõtteid kirja panin, siis ma sain aru, et pekki, ma olen oma kehale ikka nagu väga palju nagu haiget teinud ja kui ma nüüd tagantjärele mõtlen, et tegelikult oleks keegi olnud või oleksin ma rohkem selliste teemadega tegelenud juba 20. alguses, siis ma arvan, et ma ei oleks täna siin kohas enda tervise osas. Aga äkki siin jällegi üleskutse, jaga seda kellegagi, kes on 20. alguses, sest siis tal on tulevikus lihtsam. Aga alustame siis algusest. Mul on siin mõned punktid kirjas ka, et ma siin olulisi asju ära ei unustaks. Aga alustan siis sellest, et tegelikult kuni eelmise aastani ma ei pööranud absoluutselt toitumisele tähelepanu. Ma sõin suht nagu suvaliselt. Ma kuidagi nagu, ma ei ole kunagi olnud selline inimene, kes sööb üli palju mingeid magusaid asju või midagi sellist, et mul on juba naturaalselt, ütleme nii, suhteliselt tervislik toitumine olnud.
aga jah, et väga nagu tähelepanu ei pööranud, sest nagu ei olnud nagu vaja, et noh, ma olin nagu enam-vähem peenike, on ju, et ma olen alati olnud suhteliselt aktiivne. Ka keskkooli ajal oli mul, noh, ma arvan, tegelikult kogu keskkooli ajal ma käisin päevas 2 trennis, et käisin jooksutrennis ja siis peale seda jooksin tantsutrenni. Ehk siis nagu ei olnud seda sellist nagu vajadust ja noh, ega mul kodus ka selline teadlikkus on suht minimaalne. Ja pigem ma olingi siuke nagu skinny fat ja täitsa puberteedi alguses isegi ma vaatasin pilte, et no tegelikult olin ikkagi natuke liiga nagu ülekaalus. Aga noh, kuna ma keskkooli ajal hakkasin hästi palju sporti tegema, siis ta nagu tasakaalustas seda. Ja kui rääkida siis minu nii-öelda rasestumisvastaste vahendite teekonda, kusjuures hästi naljakas teema on nagu justkui peaks mõtlema, et ühiskonnas siuke seksist ja sellistel teemadel rääkimine on nagu nii nagu tabuteema, aga ja ta on mõnes mõttes mul ebamugav ka, aga samas ma tunnen, et see on nii vajalik teema, et kui ma nagu ei räägi, siis noh, ega teised ka ei hakka rääkima. Nii et loodan, et teised hakkavad ka nüüd rohkem rääkima nendel teemadel. Aga ühesõnaga pilli võtsin siis alates 15. eluaastast. Siis kui mul oli vist umbes 14-15 midagi siukest, et kui mul tekkis siis esimene poissõber ja noh, tol hetkel oli see lihtsalt nagu see, et noh, et kõik, sa lähed nagu naistearsti juurde, ütled, tahaks seksima hakata ja siis ta on nagu davai, võta see, on ju. Ehk siis noh, ega seal mingit teadlikkust ega midagi sellist ei olnud ja mul peres ka jällegi noh, ei olnud sellist nagu suunamist, et et äkki ei oleks see kõige targem variant, on ju. Et ma isegi mäletan, et mul tädi, noh, see oli juba seal, noh, kui ma olin äkki 18 midagi siukest, et tädi isegi ütles, et vaata, et sa ikka võtad pilli, on ju. Et noh, nagu ikka ühiskonnas see on siuke, see on see, mis sa võtad ja nii ongi ja see on kõige lihtsam, kõige turvalisem ja seda teed sa lähed. Ja ma võtsin siis pilli umbes 3,5 aastat, kuni me siis lahku läksime ja siis mul oli siuke põnev aeg, siuke natuke wildlife, kus ma nagu päriselt ka ma imestan, et ma ei jäänud nagu rasedaks, sest nagu ma ei olnud väga vastutustundlik, ütlen ausalt. Nii et, aga noh, kuidagi läks hästi, mingid rasestumisvastast vahendit ei võtnud ja 2021 aasta alguses oli mul siis teine suhe, kus siis kogu see 2 aastat nii-öelda mängis vastu siis, ütleme nii, kus ma siis esimest korda rasestusin tegelikult. Et noh, võiks mõelda küll, et kui sa iga teine päev enam-vähem, noh, nagu suhte alguses ikka on hästi ja oi, need 20-ndate alguses seal oled nagu eriti kiimas et siis võiks nagu juhtuda see, et kui sa mingit asja nagu ei kasuta, et siis ilmselt nagu jääd rasedaks, kui sa nii tihti oled vahekorras. Aga mul oli nagu see, et kuna ma seda noormeest tundsin alles nagu 6 aega ja noh, minu jaoks on hästi oluline see, et kui ma kunagi lapsi saan, et siis ma olen laste isaga nagu koos ka. Ja ma ei tundnud seda, et 6 aega tunnen meest, et davai hakkaks lapsi saama. Ehk siis oli suht kindel otsus, et ma teen aborti. Emotsionaalselt, noh, paljud on küsinud, et kas see oli kuidagi raske su jaoks, et ma ütlen ausalt, tegelikult emotsionaalselt ta ei olnud nii raske, sest mul oli nii kindel otsus, et ma seda teen, et ma teadsin, et niimoodi on selle nagu potentsiaalsele lapsele nagu parem. Et ta emotsionaalselt ei olnud nagu otseselt raske, aga ma tean juhtumeid, kus ta on ikka väga emotsionaalselt ka läbi võtnud. Nii et jah, aga peale seda mõtlesin siis, et okei, davai, et hakkan siis jälle pilli võtma, et noh, kuna suhe läks nagu tõsisemaks ka, on ju, et noh, aru saada on, et ega sa päris kogu aeg niimoodi teha ei saa, on ju. Et jääd ups rasedaks, teed aborti ja siis läheb edasi, et ega see kehale nagu väga hea ei ole. Kohe räägime sellest natuke täpsemalt ka. Aga siis jah, tundus nagu kõige lihtsam, et hakkan jälle pilli võtma, sest ei olnud nagu sel hetkel kuidagi seda jaksu ja aega nagu nii-öelda uurida teisi variante ja siis läksin selle peale jälle.
aga mingi hetk siis peale seda, kui ma siis natuke aega olin võtnud ja tekkis see aeg, et uurida siis, et mis need teised variandid on, siis siin sõbrannad rääkisid, et hormoonid on halvad ja pillid on ülihalvad ja mida kõike veel, onju. Et siis ma tegelikult läksingi vaskspiraalile üle, et kuna mina enda uuringuid tehes jõudsin siis ka järelduseni, et ma ei soovi hormoone nii-öelda igapäevaselt endale võtta. Ja nii ma siis selle otsuse tegin. Vot, me räägime hiljem natuke ka sellest, et mida need beebipillid tegelikult sinu kehaga teevad, et räägin oma loo ära ja siis jõuame sinna ka. Ma praegu rohkem süvitsi sinna ei lähe. Aga oli siis vaskspiraal, iseenesest väga rahul, ma tean, et vaskspiraali puhul võib tekkida nii-öelda see oht, et menstruatsioon on valulikum või kuidagi vererohkemad. Minul ma ütlen ausalt, üli chill, mitte midagi ei pannud tähele, kõik oli üli hästi. Et ma ei saanud midagi aru ja oli väga mugav. Sissepanek oli küll surm, väga valus, aga ja väljavõtmine oli okei. Aga sissepanek, oi, see oli surm. Aga tehtud ta sai. Aga ühesõnaga, selle vaskspiraaliga oli siis siuke tore lugu, et seda peab käima natukese aja tagant, kord aastas minu arust kontrollimas ka. Ja siis naljakal kombel juhtus siis selline asi, et 2 kuud peale kontrolli rasestusin. Ja mees oli sama, kellega ma esimesel korral nii-öelda rasedaks jäin, aga siis ma juba olin selles seisus, et ma sain aru, et sellest mehest küll mingi isa või hea isa ei saa. Et ma ei taha, ma teadsin, et kui ma selle lapse saan, ma kasvatan seda last üksinda üles. Siin väike hint noortele naistele, kui te mõtlete selle peale, kas te saaksite selle mehega lapse kasvatamisega hakkama või kas see mees oleks võimeline seda tegema ja kujutate, et ta on isa materjal, siis on hästi, aga kui te seda ei tunne, siis jookske päriselt. et siis suure tõenäosusega ta ei ole õige mees. Kui muidugi pere on ja pere loomine on teie jaoks teema. Jällegi inimesed on erinevad. Aga ühesõnaga siis oli teine abort ja peale seda ma hakkasin uuesti pilli võtma, sest ma olin väsinud sellest, et ma tahtsin lihtsalt, et jätke mind lihtsalt rahule, sest teisel korral oli küll see, et mida kuradid, miks jälle, et mida see universum mulle öelda tahab sellega. Ma tean küll, et minu jaoks on lapsed ja pere ja kõik see oluline. Tagantjärgi ma tean, mis see mulle ilmselt öelda tahtis, eriti kuna ma enam selle mehega koos ei ole. Ilmselt seda ta tahtis ka mulle öelda, aga ma otsustasin uuesti pilli võtta lihtsalt, sest see tundus kõige lihtsam. Ma okei, et ma ei jaksa teha neid uuringuid ja tundub, et see vaskspiraal, ju siis ei olnud kindel, et ma mõtlesin, et okei, et sellega asi toimib, et siis ma ei pea muretsema, sest ma ütlesin endale peale teist aborti, et kui ma kunagi nüüd jään 3. korda rasedaks, mitte plaanitud, siis ma saan selle lapse. Vahet ei ole, kes see isa on, sest see on jällegi, kohe räägime sellest ka, et see on ikkagi rets, mis sa abordiga enda kehale teed. Et jah. Vot, aga siis aasta peale seda, kui ma uuesti hakkasin pilli võtma, siis läksin tolleaegsest elukaaslasest lahku ja päeva pealt reaalselt ma davai, I'm done, sest mul oli tegelikult, ma teadsin terveks ja mul nii vastu, aga kuna see meesterahvas ei olnud nõus ka kondoomi kasutama, sest siis ei ole tunne õige ja whatever, ma ei tea, kuidas meestel seal need tunded käivad, Aga siis ma päeva pealt, nii kui ma ütlesin talle, et me lähme nüüd lahku, siis ma lõpetasin nende võtmise. Ja tegelikult siis, kui ma lõpetasin, ma ütlesin, davai, et asjad lähevad kiiresti jälle korda, sest varasemalt, kui ma olen lõpetanud, siis on ülikiired tegelikult asjad jälle korda läinud, Ja siis oligi see, et ma lõpetasin juuli lõpus, 2024 aasta juuli lõpus ja siis oktoobris oli esimest korda menstruatsioon.
ja noh, okei, ma sain aru, et see, noh, mis see siis oli, august, september, 2 kuud võttis aega, ma ütlesin, davai, et 2 kuud, ülihästi, nüüd hakkab jälle regulaarselt tulema, on ju. Et ma olin hästi happy, aga siis rohkem ta ei tulnud. Ilmselt tingitud oli see suurest tööstressist, sest mul oli eelmise aasta sügisel ja talvel ikka väga suur pinge tööl ja siis nad enam ei tulnud, kuni ma siis veebruaris otsustasin, et okei, et noh, ma tean ilmselt, miks mul need asjad on, nagu nad on ju, aga äkki, ma ei tea, äkki ikkagi midagi on, et käime igaks juhuks günekoloogi juures. Et ma siis jaanuari lõpus ja veebruari alguses või niimoodi käisin siis günekoloogi juures ja noh, ütleme nii, kogemus ei olnud väga positiivne, sellepärast et esimese asjana ütles kohe, isegi kui ta ei hakka mind nagu läbi vaatamagi veel, ütles kohe, et pilli ei taha uuesti võtma hakata. Siis ma ütlesin, ei, kindlasti mitte, on ju. Siis vaatas üle, noh, ütles, et mul seal munasarjadel on tšüstid, on ju, ma ütlesin, et okei, ma ei tea, mis iganes see tähendab, on ju. Siis peale seda küsis uuesti, et kindel, et ma pilli ei taha võtta. Siis ma ütlesin, jah, nagu 100% kindel, kohe räägin teile ka miks. Ja siis noh, otsustasime, et või noh, pakkus siis variandi selle, et võtan mingid, ma ei mäleta isegi täpselt, mis see oli, aga et esile kutsuda menstruatsiooni ja siis mulle see tundus mõistlik. Miks ma pillidele ütlesin ei? Sellepärast, et minu jaoks see, et mu kehal ei ole menstruatsioon, see tähendab, et midagi on valesti, midagi on paigast ära. See, kui ma nüüd vaigistan seda uuesti pillide võtmisega, siis ta ju lihtsalt lahendab neid sümptomeid, aga ei tegele selle juurpõhjusega. Ja sellepärast ma siis keeldusin. Ja kuna mul on nagu eesmärk siin järgmise 5 aasta jooksul tahaks ikkagi nagu lapsi saada, no siis mul lihtsalt, no sorry, mul ei ole mõtet, et ma hakkan pilli võtma, siis ma võtan neid mingi 2-3 aastat, 2-3 aasta pärast mul on täpselt sama probleem, sest noh, asjad lihtsalt ise ei haihtu kuhugi, no. Aga see, et nagu esile kutsuda, see tundus minu jaoks loogiline, sest noh, äkki mu keha on nagu uinuv kaunitar, noh, et peab natuke nagu turgutama tagant, on ju, et äkki keha vajab lihtsalt väikest tõuget, on ju, ja siis ta nagu, kui ta saab korra selle nagu tunde kätte, et siis hakkab jälle kõik ise nagu edasi liikuma. Vot, ehk siis ma otsustasingi, et okei, et pilli ma ei võta, sest minu jaoks ei tundunud mõistlik, aga kutsume siis esile menstruatsiooni. Ja samaaegselt siis tegime igasuguseid vereanalüüse, et testida hormoone. Käisin ka endokrinoloogi juures ja kohe räägime nendest testi tulemustest ka natukene. Aga siis põhimõtteliselt see lugu lõppes siis sellega, et mul siis veebruaris olid päevad, märtsis olid ka ja alates märtsist ei ole siis olnud. Ehk siis see on, meil on praegu mai lõpp, on ju, ehk siis mis ta on, märts, aprill, mai, no põhimõtteliselt 2,5 kuud jälle ei ole olnud. Aga mul on tunne, kohe varsti tulevad. Ma ennetan, et tuleb ilmselt siis, kui see podcasti osa tuleb välja, siis tunde järgi oleks pidanud selleks hetkeks juba olema. Nii et kui ma seda podcasti osa jagan enda sotsmeedias, siis ma jagan ka seda, kas mul õnnestus või noh, kas mu tunne oli õige. Sest ma olen õppinud enda keha vaikselt kuulama. Ma olen küll väga raskelt läheb mul see, aga mingid tunded, emotsioonid ikkagi on keha osas tekkinud. Aga ma olen nagu jah, tänu sellele natuke uurinud neid asju. Lihtsalt sel põhjusel, sest ma sain aru, et günekoloogilt ma abi ei saa ja sealt nagu noh, see lähenemine, mis temal on, ei sobi mulle. Ja kui alguses siis kui ma käisime need testid, asjad tegime ka ära ja alguses oli plaan, et ma lähen siis fitnessi lavale sügisel, siis ma otsustasin, et okei, mul ei ole mõtet enne lavale minekut sellega üldse tegeleda, sest dieedi tõttu niikuinii on pekkis, need hormoonid, et niikuinii ma ei saa korda enne sügist. Aga kuna me otsustasime, et me nüüd lähme kevadel lavale, ehk siis mul on aasta aega, põhimõtteliselt aega, siis mõtlesin, et davai,
ma nüüd proovin 6 kuuga enda hormoonid paika saada niimoodi, et mul oleks nagu regulaarne tsükkel, et mul oleks menstruatsioon, et ma oleks nagu päriselt naine. Vot, ja siis ma hakkasingi rohkem nagu süvitsi minema sellega, et okei, et mida ma peaks tegema, kuidas ma peaks asju tegema, mingid toidulisandid, kõik sellised teemad, on ju. Ja ma mõtlesin, et ma jagan siis neid asju ka teiega. Et lihtsalt, et lihtsalt jah, et äkki on teile ka kasulik. Sest ma vaatasin, kui ma jällegi ka Instagramis tegin küsitluse, üliäge on see tegelikult enamus naistel on, minu jälgijaskonnas siis on asjad korras, et selles mõttes ma olen nagu, jess, aga ikkagi mõnel on nagu veits lappes. Ehk ma arvan, et isegi kui sul on asjad korras hormoonidega, ma arvan, et see on ikkagi kasulik, sest lõpus räägin ka natuke sellest, et miks see on nagu, miks need teadmised, mis ma praegu täna siin jagan, et miks need võiksid olla olulised kõikidele. Vot, aga tulles korra, ma panin siia need kirja, need punktid ka, just need testid, testi tulemused, hormoontesti tulemused, lihtsalt sellepärast, et mul ei jäänud need asjad meelde. Et kui ma muidu üritasin küll meelde jätta millest ma siin rääkida tahan, siis need testi tulemused, see on mingi full next level teadvus, nii et jah. Ühesõnaga, tehti koos endokrinoloogiga, tehti siis 6 testi, mitte 6 testi, vaid 6 asja testiti siis, 6 hormooni. Üks on siis HCG. HCG on siis inimese korioongonatotropiin. Väga keeruline sõna, aga põhimõtteliselt on rasedushormoon. Ehk siis see näitab seda ära, et kas oled nagu rase või ei ole. Ehk siis põhimõtteliselt rasedustest. See oli mul korras. Jess, rasedust ei olnud. Ehk siis see oli täitsa normaalne tulemus nii-öelda. Siis testiti testosterooni. Ma arvan, seda kõik teavad, et testosteroon on meessuguhormoon ja mis on ka meil naistel, aga siis väiksemas koguses. Lihtsalt fun fact siia juurde veel, et arstid ütlesid, et mul kõik näitajad on normis, välja arvatud see testosteroon, aga endokrinoloog ütles, et ei, kõik on hästi. Ma kohe räägin teile, et tegelikult ei olnud. Ühesõnaga, testosteroon oli mul siis natukene üle normi, kui kuni 2,0 nmol liitri kohta, whatever, nmol liitri kohta. Ehk siis oleks pidanud seda vist rohkem uurima, et mis need kogused tähendavad, aga põhimõtteliselt mul oli ainult 0,1 üle normi. Vot. Ehk siis natukene oli kõrgem testosteroon, aga mitte nüüd üleliia, aga naise kohta ikkagi liiga kõrge. Siis treener palus testida ka dihüdrotestosterooni. See on siis sisuliselt nagu testosterooni aktiivne ja mõjuvam vorm. Ehk siis mis siis nagu see testosteroon konverteerub siis dihüdrotestosterooniks. Aga see oli mul siis isegi nagu madalal poolel, et mis tähendabki siis seda, et kuigi mul testosteroon oli kõrge, siis ta ei konverteeru palju dihüdrotestosterooniks. Vot, ehk siis enam-vähem okei. Vot, siis need olid siis need, mida mul gynekoloog testis. Siis mida endokrinoloog veel lasi testida, on veel 3 hormooni. Üks nendest on siis FSH, mis on siis folliikuleid stimuleeriv hormoon, mis siis käivitab munasarjades folliikuleid küpsemise, mis on siis vajalik ovulatsiooniks. Ja ma nagu räägin hästi nagu reaalselt ülilihtsate sõnadega, sest nagu päriselt vahepeal ma saan aru, et esiteks ma ise ei tea võib-olla ka, aga mina tunnen huvi nende teemade vastu, nii et ma alati uurin, aga võib-olla kõikide jaoks ei ole siuke nagu common knowledge. Ehk siis ma korra räägin sellest, mis see nagu ovulatsioon on. Ehk siis ovulatsioon ongi see,
mis toimub samuti nii-öelda kord kuus, siis nii-öelda selle tsükli keskel põhimõtteliselt, kus siis meil tekib mitu folliikulit, tekib üks juhtiv folliikul, mis siis moodustub nagu munarakuks. Ja ehk siis see tulebki munasarjast, tuleb üks munarakk ja ma praegu näitan teile oma keha puhul, teate küll, kus need asjad siin asuvad, eks ju. Et põhimõtteliselt see munarakk siis liigub munajuhasse ja ootab siis seal spermat, et viljastuda. Kui viljastumist aga ei toimu, siis munarakk liigub edasi ja lahustub. Ja siis umbes 2 nädalat hiljem tuleb menstruatsioon. Et see menstruatsioon ongi siis nagu see, et kui seda viljastumist ei toimu, siis põhimõtteliselt, kui seda viljastumist ei toimu, siis põhimõtteliselt ongi nii, et see munarakk lihtsalt nagu läheb välja koos selle menstruatsiooniga ja sest ta nagu ei jää meie emakaseina vastu nagu külge, vaid lihtsalt ongi see, et ta ei kinnitu sinna ja siis ta lihtsalt läheb välja ja see ongi menstruatsioon. Ma loodan, et te saite nüüd lihtsate sõnadega sellest aru. Aga põhimõtteliselt, kui see hormoon on siis madal, siis see näitab, et keha ei alusta korralikult ovulatsioonitsüklid. Ja siin on hästi naljakas see, et endokrinoloog ütles, et mul on kõik näitajad korras, on ju. Kõige naljakam oli see, et ta lubas helistada, saatis lihtsalt emaili mingi, ma ei tea, 2 päeva hiljem, et saatis emaili reaalselt nagu ühe lausega. Kõik näitajad on korras, punkt. Ja ma olen nagu, okei, aga mida ma siis nüüd edasi teen? Ma ei tea, Ühesõnaga, ma siis vaatasin ise need testi tulemused ja tegin oma nagu research'i siin ja tegelikult mul on nagu, ta on enam-vähem normaalne, aga ta on ikkagi liiga madal ikkagi. Et ta, et ei ole nagu päris see, mis võiks olla, ütleme nii. Ja kui ovulatsiooni ei ole, surprise, siis ei tule päevad ka, sest nagu kõik need asjad ei toimu. Siis järgmine, mida veel testiti, on LH, mis on siis luteinseeriv hormoon. See on siis ovulatsiooni käivitaja. Ehk siis, kui on siis see madal LH, siis ovulatsiooni ei toimu ja tsükkel kas jääb pooleli või jääb üldse ära. Ja põhimõtteliselt see on siis väga madal. Jällegi endokrinoloog ütles, et ei, mul on kõik korras, tegin uuringud. See on siis nagu päriselt madal. Ehk siis minu puhul ongi see hormoon põhimõtteliselt välja lülitunud, mis näitab siis seda, et hüpofüüs ei tööta praegu täisvõimsusel, mis on siis võimalik, et see on stressi, kehakaalu kõikumise või alatoitumise tõttu. Ehk siis põhimõtteliselt ma proovin mitte nutta. Issand, ma ei olnud üldse valmis selleks. Ehk siis põhimõtteliselt ongi see, et see näitaja näitab, et tegelikult asjad on suht nagu pekkis. Et see oli nagu kõige madalam ja põhimõtteliselt näitabki seda, et praegu ma ei saa nagu lapsi, sellepärast, sest mul lihtsalt ovulatsiooni ei toimugi. Ja kohe tulemegi selle juurde, millest see kõik on nagu tingitud ja mis see kõik tähendab. Korra hingan. Kuues hormoon, mida siis testiti, on östradiool. See on siis peamine naissuguhormoon, mis vastutab meil viljakuse eest, naha, luude, tujude, emaka limakesta paksenemise eest. Ja kui on madal östradiool, siis see tähendab, et meil on östrogeeni vaegus, mis tähendabki seda, et meil on tsükkel kaob, meil on kuivsus, väsimus, kehakaalu reguleerimisega probleeme ja kõik sellised teemad. Vot, ja
ma kohe ütlen teile, mis mul need tulemused siin olid. Vot, see oli mul ka tegelikult liiga madal. Ehk siis ka jällegi ei olnud kõige parem märk. Et noh, jah, ma nagu, muidugi ma ei ole arst, et ma ei oska nüüd öelda päriselt, kas see on nagu, mis see nagu madal on ja mis see nagu normaalne on nende hormoonide tulemustega, aga noh, ma ei tea, nagu see väide, et kõik asjad mul on korras, nagu sorry, aga no tegelikult juba puht loogiliselt võttes ei saa ju asjad korras olla, kui mul menstruatsiooni ei toimu. Nii et noh, ma niikuinii tean, et see tervisesüsteem, mis meil üldse riigis, noh, mitte ainult Eestis on, aga me tegeleme ainult tagajärgedega, aga me ei tegele nagu päris juurpõhjustega. Nii et tulebki ise nagu neid uuringuid asju teha. Ja kuna lõpuks tuli otsus treeneriga, et me lükkame lavale mineku edasi, siis ma tundsingi, et okei, et ma pean päriselt nagu need asjad käsile võtma, sest räägime mingi hetk ka sellest, et miks see on oluline, et naistel toimuks regulaarne menstruatsioon ja et sul oleksid hormoonid paigas, sest kui sul ei ole, ma ütlen ausalt, üks asi on jah see muidugi, et viljakus on ju, aga teine asi on pikas perspektiivis, see on sulle nagu mega kahjulik, et räägime sellest ka. Aga hästi naljakas oli ka see tegelikult, et kui ma siis, noh, ma ütlen ausalt, ma ei viitsinud sellega tegeleda tol ajal, kui mul oli otsus veel see, et ma lähen sügisel lavale, siis ma mõtlesin, mis ma tegelen, siis ma tean, et niikuinii mul asjad lähevad pekki, siis see on teada-tuntud, lava prep, kõik see, väike kaloraaž, suur stress, no ega see hormoonidele ei mõju hästi, niikuinii mul päevad kaovad ära, et noh, mida ma nagu tegelen selle teemaga, kui pole nagu pointi. Ja siis aga kui siis oli see, et okei, lähme kevadel lavale, siis ma üldse hakkasin uurima, et noh, millest see nagu tingitud on. Ja siis ma sain aru, et see on nagu päriselt nagu mingi teema, et see ei ole lihtsalt see, et ma ei tea, võtsin pille ja nüüd võtab natuke rohkem aega ja nüüd on nagu, et nüüd on nagu asjad pekkis, on ju, vaid see on nagu päriselt nii-öelda sündroom, see on päriselt nagu ravitav ja nagu see on nagu, mitte, ma ei ütleks haigus, aga noh, võib tituleerida kui haigust, ütleme nii. Sain siis teada, et mul on polütsüstiline munasarjade sündroom. Ja seda ma sain teada, arst ei olnud, mulle seda arst ütles lihtsalt, mul on süstid, ma olen nagu okei, whatever, ma ei tea isegi, mis see tähendab, on ju. Aga kui ma hakkasin nagu rohkem uurima, siis ma nagu, noh, päriselt nagu see on mingi teema, on ju. Ja see polütsüstiline munasarjade sündroom ehk siis lühidalt PCOS tähendabki seda, et ovulatsiooni ei toimu regulaarselt. Ja seal on siis nagu mitu kriteerium, et selleks, et sul nii-öelda, et öelda, et jah, sul on see sündroom ja sul ei ole midagi muud, on siis 3 valikut, milles peavad olema siis 2 täidetud. Üks on siis see, et menstruatsioon on ebaühtlane või puudub, teine on siis meessuguhormoonide ehk siis testosterooni tase on kõrge, 3. on munasarjal on polütsüstiline struktuur, ehk siis kui günekoloog teeb ultraheli, siis munasarjade juures on nagu näha sellised väiksed nagu pallikesed põhimõtteliselt ja need ongi need süstid. Ja mul on siis mitte ainult 2, vaid 3 jee! Vot, aga millest see siis nagu tekib? Ma räägin natuke võib-olla, millest üldiselt see võib tekkida. Ei, ma räägin enne sellest, mis ma arvan, miks see minul tekkis. Või mis viis mu keha selleni, et asjad on nii jumala pekkis, vabandust. Aga mul on see hästi oluline teema. Või ilmselt olete juba aru saanud ka, sest nagu kurat, kui sa saad aru, et kõik alguses mõtled, üliäge, mul ei ole päevad samma täiega nautida, eriti kellel on mingid valulikud päevad, aga kui sa tegelikult, ühe korra on veel fine, yes, aga kui sa tegelikult hakkad mõtlema selle peale,
et kurat, mul ei ole päevad, see ei ole normaalne, see ei ole positiivne asi. Ja kui sa siis hakkad aru saama, et noh, mina tunnen, kui mul ei ole päevad, ma ei ole nagu päris naine. Ma tean küll, et tegelikult ma ju olen, et kõik on hästi. Aga kurat, ma ei saa praegu lapsi saada, kui ma tahaks. Ma ei ole nagu täisväärtuslik 100% naine. Ja sellepärast see ongi mu jaoks hästi siuke nagu oluline ja lähedane teema. Aga tuleme siis selle juurde, et mis viis mind selleni, et hormoonid on paigast. Noh, ilmselt te juba minu loos saite natuke aru ka, et noh, vastavalt sellele, et mis ma siis rääkisin, et mis need punktid võiksid olla, on ju. Aga üks asi on siis pillid. Ja siin ma räägin natuke põhjalikumalt, miks just, kuidas see siis nagu mõjutas seda. Põhimõtteliselt pillid on siis kunstlik hormoon, mis peatavad ovulatsiooni ehk siis munaraku küpsemise. Need päevad, mis sul seal justkui tekivad, kusjuures mõnele ei teki, kui nad pilli võtavad, siis ei olegi päevad. Need ei ole need päris päevad, sest sul ei teki munarakku, mis siis nagu väljub, kui ta ei viljastu, on ju. Ja mis nende pillidega on, tegelikult ma olen mingid raamatuid lugenud ka, et nad isegi võivad nagu vähi nagu tõenäosus nagu tõsta, et tõenäosus, et sa saad tulevikus vähki, on suurem, kui sa võtab pille. Jällegi ma ei anna siin mitte mingit arstlikku nõu, ma räägin enda kogemusest, eks ju. Ehk kui te tahate, tehke ise oma uuringuid ja oi, kui palju infot te saate. Ma usun sellesse, et pillid mingitel hetkedel on võib-olla head, aga see suhtumine gynekoloogidele, et pillid on nagu justkui kõige ravim, seda ma kindlasti ei poolda. Sest mis mul tekkis, ongi siis ma arvan see, et keha harjus ära, et ei pea ise nagu hormoone tootma. Ja siis, kui sa need pillid ära jätad, siis nagu keha ongi siuke, noh, ta ei saa aru, et ta peaks midagi tegema, sest ta on nii harjunud, et need pillid teevad kõik keha eest ära. Vaat, siis teine asi kindlasti on need abordid, mis kuna ma peale aborte hakkasin kohe pille võtma, siis ma tegelikult ju ei tea, kuidas need abordid minu keha mõjutasid, sest pillid jällegi tekitavad need fake päevasid või fake menstruatsiooni ise, ehk siis ma ei tea tegelikult, kas see mõjutas. Ma olen päris kindel, et mõjutas. Sest mis on abort? Abort on siis põhimõtteliselt see, et hormonaalses mõttes siis on ju, abort põhimõtteliselt, et sa oled rase, on ju, raseduse ajal niikuinii kõik su hormoonid nagu muutuvad, su keha hakkab ette valmistama nagu raseduseks, on ju. Ja ehk siis eelkõige progesteroon ja östrogeen, mis hoiavad siis viljastunud munarakku emakas, need tõusevad kiiresti ja siis põhimõtteliselt sa päevapealt lõpetad nende hormoonide tootmise sisuliselt, on ju, et kui on, mul ei olnud nagu mingi operatsiooniga abort, vaid mul oli siis medikamentoosse, ehk siis võtsin lihtsalt 2 eri pilli, mis siis põhimõtteliselt katkestab selle hormooni tootluse ülijärtsult ja siis võtad teise, mis tekitab emakas siis kokkutõmbeid ja siis tuleb see laps nii-öelda välja. Ehk siis see on nagu mega suur šokk kehale, et lihtsalt päevapealt et keha nagu valmistub ette raseduseks või lapseks ja siis sa lihtsalt lõpetad selle päevapealt ära. Ehk siis ma arvan, mitte ma ei arva, vaid ma olen päris kindel, et see hormoonide nii-öelda tasakaalu jaoks ei ole üldse hea, sest ma arvan, et keha on lihtsalt nii fucking segaduses sellest, et nagu mis toimub. Ja ta on hästi, lihtsalt võib-olla, ma ei tea, kedagi huvitab, jagan enda kogemusi lihtsalt. Et ta üldse ei ole tore protsess. Põhimõtteliselt on siis nagu see, et hästi valulikud päevad, reaalselt mõlemal korral nagu see nagu
verekogus, mis nagu välja tuleb, see on rets ja see nagu, sa oled lihtsalt päev otsa, sa oled nagu noh, suht lihtsalt voodis. Vot, ja kõige naljakam ongi nagu see, et jällegi, kui sa käid seal ja ütled, et sa tahad aborti, noh, sul on küll see nimekiri, on ju, mis need ohud on ja kõik see, on ju, aga ega sul tegelikult keegi väga ei selgita nagu päriselt neid asju lahti. Ma ei tea, kas oleks midagi muutnud või mitte minu puhul. Ma arvan, et mitte. Aga noh, selles mõttes lihtsalt tõsta nagu seda teadlikkust või et okei, et mis siis nagu peale seda võiks juhtuda, on ju. Noh, ongi kõik kohe ütlesid davai, et teed abordi ära, hakkad siis mingil hetkel nagu võtma pilli, on ju, siis on elu jälle lill, on ju. Aga noh, jällegi see teadlikkus günekoloogidel ei ole nagu seal, kus ta võiks olla. Siis teate, ma lihtsalt nagu räägin neid asju ja ma mõtlen nagu vaene keha, mida ma nagu, okei, noh, õnneks ma ei ole, ma ei tea, mingi narkosõltlane või midagi sihukest, võib-olla see oleks veel hullem, aga see, mida ma olen nagu enda tegelikult noh, väga tervele kehale nagu kõike teinud, see on ikka, praegu mõtlen selle peale, et see on ikka väga rets. Sest noh, eelmisel aastal, kui ma siis suvel lõpetasin pillide võtmisega, siis sügisel ühe noormehega juhtus sihuke väike SOS, on ju. Kondoom läks katki ja ma nagu ma ei jää rasedaks, ma ei. Ehk siis võtsin SOS pilli, mis siis jällegi ma arvan, et ta on parem kui abort, aga ta ikkagi tekitab ka sellise nagu hästi tugeva nagu hormonaalse nagu laksu, et ta siis peataks seda rasedust, mis jällegi muidugi seda tsüklit võib täiesti nagu segi lüüa. Nii et jah. Vot. Hingame korra. Ma ei arvanud, et see on nagu nii raske teema mu jaoks. Hästi tundub, et mingid asjad mind ikkagi nagu veel trigerdavad. Aga võib-olla ongi hea sihuke hea teraapia mul endal siin neid asju nagu rääkida. Et võib-olla see aitab. Aga räägime siis natuke täpsemalt sellest PCOS-ist. Et noh, okei, minul on nagu väga rets selline nagu teekond hormonaalses mõttes olnud, on ju. Aga noh, ongi tegelikult kaks sellist, noh, 2-3 sellist suuremat nagu põhjust, miks see siis võib tekkida, on ju. Et üks ongi see, et hormonaalne tasakaal on nagu paigast ära just nendest pillidest, abortidest, noh, kõik see vahva teekond, mis minul on olnud, on ju. Et jah, et see on üks asi, on ju. Teine asi, PCOS-id või PCOS on hästi palju seotud ka insuliiniga, ehk siis see võib tekkida ka insuliini resistentsusest. Natuke räägin sellel teemal põhjalikumalt, et mis see insuliin on ja miks see nagu vajalik on. Ehk siis põhimõtteliselt insuliin aitab viia suhkru rakkudesse, ehk siis energia rakkudesse. Ehk siis kui keha ei kasuta insuliini korralikult, võib see ka nagu omakorda mõjutada hormoone. Ehk noh, jällegi keha on tervikund ja kõik mõjutab kõiki. Ma korra põikan siia vahele, et kuna ma just ütlesin seda, et kõik mõjutab kõike, ma praegu loen ühte raamatut ka naiste nii-öelda tervisest, kus autor ütleb ka, et arstid üldiselt tahavad nagu samm-sammu haaval asju nagu parandada, on ju. Aga tegelikult nii meie keha ei toimu. Sa ei saa öelda, et okei, noh, just need nagu keha sisemised protsessid. Et ma ei tea, hakkame nüüd ühe ravimiga seda nagu ravima, on ju, aga tegelikult see mõjutab ju jällegi ka seda teist mingit asja, on ju. Ehk siis keha on ikkagi tervik. Vot lihtsalt sihuke mõttetera veel siia juurde.
ehk siis ongi see insuliin on seotud veresuhkru kõikumistega, ülesöömise ja stressi ja ülekaaluga. Kui keha toodab aina rohkem insuliini, siis rakud mingi hetk ei reageeri enam ja see ongi see insuliini resistentsus. Ehk siis põhimõtteliselt kujuta ette niimoodi, et see on niimoodi, et keegi koputab kogu aeg su uksele, aga sa oled nii väsinud või stressis, et sa lihtsalt ei kuule enam. Et sa nagu ongi, et kuigi justkui keha karjub, et ma tahan rohkem insuliini, aga probleem ongi selles, et sa lihtsalt ei võtagi enam seda vastu. Vot. Jah, et see on üks variant ja see võib-olla ongi seotud selle kolmanda punktiga, et mis ongi stress ja suur trenn, keha ongi nagu paanikarežiimis, tõuseb kortisool, mis meil on see nagu stressihormoon, ütleme nii, ja see segab kõiki teisi hormoone ka. Mis jällegi loogiliselt võttes, kui meil kortisool on kõrge, keha on nagu tunneb mingit ohtu, no shit, et ta ei mõtle selle peale, et võiks nagu rasestuda ja lapsi saada. Juba evolutsiooniliselt ei ole see nagu loogiline. Ehk siis see on mul ju ka tegelikult olnud, et just kes on mind trenni tehes näinud, mul kliendid vahepeal ütlevad ka, et nad ei julge mulle tere ütlema tulla, sest ma olen lihtsalt nii oma filmis ja ma nagu lihtsalt nii nagu teen retsilt trenni, karjun ja häälitsen ja mida kõike veel. Et ma teen nagu väga tugevalt trenni ja tol ajal mul oli ka kaloraaži poole pealt alati nagu nii-öelda defitsiit, kalori defitsiit et siis on seda enam keha on stressi seisundis tegelikult terve aeg, sest vahet ei ole, kui suur defitsiit see on, et see on ikkagi stress kehale, sest keha ei saa nii palju, kui ta tegelikult vajaks. Vot, aga mille peale te võite veel mõelda või ma sinatan, mille peale sina võid veel mõelda, kui sa kahtlustad, et sul on PCOS ja sa ei ole veel võib-olla arsti juures käinud, kindlasti soovitan arsti juures ära käia, saada nagu see pilt ette just, kas sul on need süstid seal, sest see on nagu ülioluline, ise ei ole mõtet endale mingeid asju, haigusi külge panna, kui päriselt ei ole. Aga mis on veel sellised võib-olla sümptomid, mis võivad viidata sellele, et sul on PCOS. Üks asi on see tsükkel, siis on akne, welcome to my face, et see tegelikult see akne ja kõik see on mul tekkinud ka, niikuinii, kui sa pilli võtad, siis sul ei ole neid probleeme, sest sul lihtsalt ei ole, mõned günekoloogid annavadki rasestumisvastaseid pille selleks, et aknet enam ei ole, aga jällegi ei ole see minu silmis õige. Aga põhimõtteliselt mul tekkisid nagu nahaga probleemid, sügisest saati, Õnneks seda mul ei tekkinud, karvad kohtades, kus ei võiks olla, juuste hõrenemine, see mul ka ei ole väga, väsimus, uneprobleemid. Kuna ma ise selle väsimusega ja unega ma olen hästi nagu hoian enda uneaega, ma lähen pidudelt ka nagu varem ära selleks, et õigel ajal magama minna. Aga siis ärevus, siis madal seksuaalsoov, ütleme nii, see oli küll nagu, ma ei tea, viimase poole aasta jooksul nagu, see on üks märk, ma loodan, et ainult naised kuulevad seda. Aga see on üks märkidest, mis ma nagu tunnen, et miks ma tunnen, et mul hakkavad asjad nagu paremaks minema. Ma räigelt tahaks seksida lihtsalt. Ja mul nagu pool aastat oli siuke nagu jumala savi, nagu reaalselt ma ei viitsi, ma ei jaksa, mul ei ole nagu isu, Nüüd on küll see, et ma ei tea, kuidas meie need single ladies, kuidas need nii pikad saavad ilma olla. Et ühesõnaga, jah, see on üks põnev asi. Ja üks asi veel, mis võib-olla on huvitav ja minu jaoks oli ka siuke üllatav või põnev on see, et tegelikult 85% naistel, kellel on PCOS, nad on tegelikult ülekaalulised. See on tegelikult selle insuliiniga ja kõige sellega jällegi seotud, Vot, aga mis nüüd, kui te mitte midagi siit kaasa ei võta,
nagu reaalselt mul on ülisavi kogu minu selle enda loost ja kõigest sellest, aga kui te mitte midagi siit kaasa ei võta, siis võtke, pange endale need asjad kirja, miks kurat teil on vaja menstruatsiooni. Sest see tsükkel, see on naiste jaoks nii oluline. Ja siin on paar asja, mida see võib mõjutada või mis on need nagu mis on need tagajärjed, kui sul pikka aega ei ole päevad. Esiteks sul võib tekkida teist tüüpi diabeeti, kõrge vererõhk, südamehaigused ja luude hõrenemine. Siin räägin ühe loo ka. Ma jälgin ühte Saksamaa influencerit, kellel on ka PCOS ja saate aru, ka väga tervislik naisterahvas, toitumine, trenni teeb, ülitubli, aga mul tekkis lihtsalt siuke nagu, mida? Põhimõtteliselt ta tegeleb siis selle Hyroxi võistlusega, Hyroxi nagu trenniga, ehk siis Hyrox on selline nagu edasi käia võib olla CrossFitist, muide ma mingi hetk kutsun mingi külalise selle teemal, sest mind ennast väga huvitab see spordiala, aga põhimõtteliselt ta nagu ei ole nii-öelda lihas, ta on nagu jõusaali trenn, aga mitte nagu selle eesmärgiga, et raskusi nagu hullult tõsta, vaid pigem siis nagu siukest jõudu arendada ja võhma arendada sisuliselt. Ja tema oli siis eelmisel aastal võistlusel, kus tal tekkis jalas luumurd joostest. Ta jooksis ja tal tekkis luumurd. Nüüd paar kuud tagasi ta tegi selle rulliga enda seljale massaaži. Kuulas mingi krõksu, mõtles lihtsalt vaata mingi luu läks kuidagi paika või whatever on ja. Hiljem tuli välja, et see oli nagu jällegi väike mingi luumurd. Ja tal oli ka eelmisel aastal vist 3 korda oli menstruatsioon, ehk siis tal on täpselt sama probleem ja see tekitas mul ka seda nagu hetke, kus ma nagu pekki, ma pean sellega tegelema, sellepärast, sest ma ei taha, et mul lihtsalt lampi mingi väikestest asjadest tekivad mingid luumurud või mingid siuksed asjad, lihtsalt sest luude hõrenemine on nii tugev. Ja siis viimane asi, mis jällegi minu jaoks, jällegi naised on nii erinevad, võib-olla sinu jaoks ei ole oluline, aga minu jaoks on kui sul pikka aega ei ole menstruatsioon, siis sul on suurem risk, et sul tekivad tulevikus rasestumisega komplikatsioonid. Kuni selleni välja, et üldse ei ole võimalik naturaalsel viisil rasestuda. Ja siin tegelikult, kui vaadates statistikat ka, et kui paljud naised, kes praegu on 30-ndatesse, okei, muidugi seal on vanus ka üks asi, aga nemad on kõik see nii-öelda põlvkond, kellele pandi automaatsed pillid. Mina võib olla 26-aastaselt olen see, kes juba vaikselt hakkab aru saama, et võib-olla pillid ei ole nagu lahendus kõigele, aga seal 30-ndates ma arvan, et nii paljudel on nagu see, et pandi lihtsalt pillid. Ja et see teadlikkus ei olnud veel nii kõrge. Ja nüüd ongi nii paljud, kellel on nagu lihtsalt raiskavad nii palju raha igast viljastumiste peale ja USAs on see veel hullem, aga see on nagu päriselt, ma ei taha seda, nii et ma pigem tegelen praegu nende muredega, kui see, et ma ei tea, 5 aasta pärast, 10 aasta pärast pean mingi 20 000 eurot panema selle peale, et üldse nagu lapsi saada. Et ma tunnen, et pigem ennetada seda. Vot, nii, aga nüüd me tuleme selle teema juurde. Ma olen nüüd selle loo ära rääkinud, ma olen teile rääkinud enda loo, ma olen teile rääkinud, kuidas te ise saate aru, et kas teil on mingid asjad. Ma olen teile rääkinud sellest, et miks kuradi oluline on see, et meil on menstruatsioon, sest see on osa naistest ja me peame seda tegema. Ja nüüd kõige viimane teema on siis see, et mida ma siis teinud olen selleks, et mul tekiks jälle tsükkel, või loodetavasti, et mis on need asjad, mida me saame teha, et meil oleks parem olla. Ja mida võiksid sina ehk ka, kui sul on sellised mured, mida sa võiksid teha selleks, et sul läheksid need asjad paremaks. Või kui sul endal praegu tsükkel on iseenesest regulaarne, siis lihtsalt jäta need asjad meelde, mida ma siin räägin, et sa teeksid neid asju, et sul tulevikus ei tekiks neid probleeme. Vot, aga let's go! Nii,
mida ma siis teinud olen või noh, mis üldiselt, mis on minu jaoks oluline olnud. Üks kõige olulisem asi, ma arvan, on hommikusöög. Vahepeal olid mingid jutud, et umbes, et hommikusööki ei ole vaja, on ju, et noh, umbes mingi fastimine ja paastumine ja kõik need teemad, on ju. Aga naisena, kurat, söö oma hommikusööki. Ja kui sa oled siuke inimene, kes hommikul väga palju süüa ei suuda, siis söö natukenegi, vähemalt midagigi. Ma ei tea, kas või banaan, üks õun või noh, kas või mingi valgujook, whatever, on ju, lihtsalt midagigi. Sellepärast, et see hommikusööb aitab aktiveerida kilpnääred, mis omakorda mõjutab tsüklit. Et kui sa jätad oma hommikusöögi vahele, siis su keha on nagu justkui sellises nagu häireseisundis ja stressihormoon tõuseb. Ja pluss see aitab stabiliseerida siis su veresuhkurt ja insuliinitaset, mis aitab siis omakorda, et sul oleks parem hormonaalne tasakaal. Ehk siis söö hommikusööki. Siis veel toitumisega seotud üldse selline nii-öelda regulaarne söömine. See aitab jällegi hoida insuliinitaset stabiilsena, mis on siis selle PCOS-i puhul eriti oluline, eks ju, nagu me eelnevalt rääkisime, et see siis aitab hoida seda nagu stabiilsena, et sul ei tõuse see nagu üles või alla, et ei ole see nagu väga kõrge hai ja siis on nagu vahepeal, kui sa mingi 10 tundi ei söö, siis õhtul jõuad koju, sul on insuliinitase nii madal ja siis sa sööd üle ja mida kõike veel, on ju. Ja noh, üleüldse see regulaarne toitumine või söömine on hästi oluline, sest see aitab ka nagu seda stressi nagu maandada, sest noh, lihtsalt su keha ei ole nagu selles näljaseisundis, on ju. Et sellele ma olen nagu rohkem tähelepanu pööranud ka noh, tänu sellele, et ma olen üleüldiselt enda toitumist rohkem jälginud, et ma ise tunnen ka, et mul see energia nagu läbi päeva on hästi nagu regulaarne ja naljakal kombel, nii kui ma vahepeal on mingid päevad olnud, kus ma ehk ei ole nii regulaarselt söönud, oi, ma kohe, keha tunnetab seda kohe, et see on hästi huvitav. Siis üks asi veel on kohvi ja energiajookide vähendamine. Mul oli sügisel selline aeg, kus ma reaalselt päevas iga päev jõin 1-2 energiajooki. Siis ma läksin kohvi peale üle, sest ma sain aru, et ega see energiajook mu kehale kindlasti hea ei ole. Et pigem siis juba nagu kohvi, on ju, harjutasin ennast kohvi peale ümber ja et kofeiin tõstab kortisooli, eriti tühja kõhuga ja see jällegi mõjutab ovulatsiooni, tsüklit ja und. Ja kui sa jood vähem kohvi, siis sul on rahulikum närvisüsteem, parem unekvaliteet ja üldse vähem muresid. Ja siis üks oluline punkt veel on tegelikult tervislikud rasvad. See on hästi huvitav, et mingi hetk jällegi, ma ei tea, see oli vist juba tükk aega tagasi, oli see, et vähese rasvasisaldusega dieedid, on ju. Aga naiste jaoks naljakal kombel rasvad on üli olulised, sest need on selle jaoks olulised, sest me vajame need hormoonide nii-öelda tootmiseks, sünteesimiseks, sest hormoonid sünteesitakse kolesteroolist ja kui sul siis piisavat rasva ei ole kehal, siis sul ei saa hormoonid tekkida, on ju. Aga siin on oluline siis see, et sul oleksid tervislikud rasvad, ehk siis ongi, ma ei tea, avokaado, hea kvaliteetne oliiviõli, munakollane kala, need siis aitavad nii-öelda tasakaalustada östrogeeni ja progesterooni. Siis üks asi veel on toidulisandid. Selle koha pealt ma olen nüüd natuke rohkem mingid uuringud teinud ka, lihtsalt sest mul enam-vähem toitumise poole pealt olid asjad paigas, on ju, et siis ma hakkasin mõtlema, et okei, et mis on head toidulisandid, mis võiks toetada minu seda protsessi. Ja üks asi on kindlasti omega-3, see on jällegi need rasvad, eks ju, ja see aitab vähendada põletikku, mis siis toetab hormoonide tööd ja see on oluline. Siis üks hästi oluline toidulisand on magneesium.
see siis, tead, magneesium on üldse nagu oluline, seda vahet ei ole, kas sul on tervisemured või mitte, ma väga soovitan seda võtta, sest see toetab su und, see vähendab ärevust ja noh, ka kui sa teed trenni, on ju, et lihaskrambid ja kõik siuksed asjad, et ta lihtsalt toetab kogu su keha. Siis on kaks veel, mida ma soovitan, mis võivad olla siuksed tavapärased nii-öelda toidulisandid, aga tegelikult on nad siis noh, võib-olla just ka rohkem mõeldud sellele, et toetada seda hormonaalset nii-öelda tasakaalu. Üks on siis tsink. Tsink osaleb siis ovulatsiooniprotsessis ja noh, ta aitab ka üldiselt muidu toetada immuunsust. Ja siis teine on mineraalained. Tema mineraalained siis aitavad parandada insuliinitundlikkust, toetab üldiselt hormoonide ja ka kilpnäärme tasakaalu ja see siis aitab ka parandada nii-öelda energia tootmist ja närvisüsteemi funktsiooni. Vaat, et need on siuksed nagu basic'ud, by the way, lihtsalt väike reklaam siia vahele ka, et kontama.ee leheküljel, kui kasutate koodi Laura Sidekriips 5, saate 8% soodustust ja seda ka juba allahinnatud toodetel. Ja mina kasutangi just Kontamo nii-öelda tooteid, magneesiumit kasutan Remagi, siis nende tsinki ja mineraalained on Remud, et tõesti väga soovitan, sest nende imendumine on kordades parem kui see, need tooted, mis sa apteegis saad. Vot, aga üks toidulisand veel, mida ma olen hakanud võtma ja ma arvan, et see oli see nagu breaking point minu jaoks, on siis inositool. See ongi just suunatud siis toidulisand, mis aitabki just PCOS-i puhul, sest ta aitab parandada insuliinitundlikkust ja toetab siis seda tsükli taastumist. Ehk siis ma arvan, et see on see, mis tekitab mul praegu selle tunde, et kuule, mul vist asjad hakkavad nagu korda saama. Just see insuliinitundlikkuse mõttes. Vot, ja ma olen natuke uurinud veel, et mingid variandid, et ma mõtlesingi, et ma nüüd katsetan, öeldakse, et seda inositooli tuleb umbes 6 aega võtta, selleks, et näha mingeid tulemusi, vahepeal ka 2-3. Ja ma mõtlesingi, et ma võtan seda inositooli 6 aega ja kui siis midagi ei ole muutunud, siis ma vaatan järgmisi. Ehk üks asi on kindlasti D-vitamiin, mida võiks võtta, ashwagandha lihtsalt, et nagu rahustada närvisüsteemi ja probiootikumid, mis siis toetavad seedimist ja östrogeeni ainevahetust. Aga siis on veel 3 sellist punkti veel, mis minu silmis väga tugevalt toetavad meie hormonaalset tasakaalu. Natuke juba rääkisime nendest ka. Üks asi on uni. Teate, minu jaoks, ma ütlen, minul on nagu unega nagu megakorras, reaalselt minimum 8 tundi, vahepeal magan isegi 9-10 tundi, sest naised peavad tegelikult rohkem magama kui mehed. Jällegi enamus teadusuuringut on tehtud meeste peale, ehk siis see klassikaline, ma ei tea, mis öeldakse, 8 tundi on ju, see on meeste nagu ideaal unetundide arv. Naistel on rohkem vaja, sest meie keha teeb nagu retsilt tööd, on ju. Ehk siis esimene asi, kui ma peaks uuesti üle vaatama, et mida ma teha saan selleks, et mul see PCOS ära kaob, on uni, võiks tõesti miinimum 8 tundi, aga tegelikult naisena võiksid rohkem magada, sest hormoonid ongi nagu melatoniin, kortisool, kasvuhormoon, östrogen, progesteroon, need reguleeruvad öösel. Ehk siis kõik see on jällegi seotud ja see uni on üldse nagu oluline kõige jaoks, et kui sul on halb uni, siis pole päeval energiat, on ju, kõrge kortisool, su keha on nagu ellujäämise režiimis, see lihtsalt ei ole mõistlik, on ju. Siis teine punkt, mis on seotud selle unega ilmselt on stress, on ju, et see stress mõjutab kortisooli, on ju, ehk siis kui sul liiga palju stressi, siis su keha lihtsalt ei mõtlegi selle peale, et võiks nagu lapsi saada või rasestuda või midagi siukest, sest su elu on ohus, sa oled nii pinges, sa on nii stressis, sul ei oleks ju energiat nagu, et mõelda selle peale, et peaks mingi lapse eest veel hoolitsema, on ju. Ja siis 3. punkt on tegelikult söömine, kaloraaž.
Ma arvan, et see ka, kuna me nüüd treeneriga tõstsime minu kaloraaži koos selle inositooliga, samal ajal põhimõtteliselt alustasime kaloraaži tõstmisega, siis ma arvan, et see on ka väga suur asi, mis mõjutas minu seda hormoonide tasakaalu, sest jällegi, kui kalorid on liiga madalad, siis langeb leptiin, mis on siis hormoonide nii-öelda signaalkehaks, on ju, ja üleüldse keha jällegi lülitub ümber selle nagu ellujäämisrežiimi peale ja kui sa nälgid, siis sa ei mõtle selle peale jälle, et võiks nagu lapsi saada ja niimoodi, siis keha lihtsalt proovib ellu jääda sellega, mis tal on ju. Sest kui sul on laps kõhus, sa pead ju isegi veel rohkem sööma, sest sa pead toitma kaks nagu suud, on ju. Et jah. Vot, need on nagu minu mõtted, mis on need asjad, millest mina alustaksin, kui ma peaks nagu uuesti mõtlema, et millest nagu alustada või mis mina nagu teinud olen. Kindlasti, kui need asjad ei toimu, siis peaks nagu edasi mõtlema, et mis edasi nagu teha saab. Sest seda infot on tegelikult nii palju seal väljas, aga jällegi ma ei soovita näiteks toidulisanditega ka, sorry, sul ei ole pointi nagu kõik mingi 10 000 toidulisandit korraga võtta, sest esiteks sul läheb retsit raha selle peale, teiseks sa ei tea siis, mis siis päriselt toimub, mis on see toidulisand, mis teeb sinu jaoks selle kliki. Ehk siis praegu mul ongi inositool 2-3 nädalat olnud, kaloraaž on kõrge. Nii, nüüd ma vaatan, hoian teisi asju stabiilsena, vaatan, kas midagi muutub. Kui ei muutu, siis hakkan edasi mõtlema. Ja selles mõttes võib olla siin nagu mingid mõtteterad veel, et kuna minu jaoks see on niisugune hästi oluline teema, aga ma lihtsalt tahan rõhutada seda, et inimesed on nii erinevad, kelle jaoks see on nagu mingi, mul pole päevi, davai, pidu, on ju. Siis see on okei, siis see on see, kuidas sina neid asju handlid, on ju, aga kui kellelgi see tekitab rohkem sellist nagu pinget, on ju, siis mina usun sellesse, et peaaegu kõik on ravitav, et see on lihtsalt see hetk, kus sa pead hakkama kuulama enda keha, su keha vajab mingit toetust, see võtab aega ja see on okei, et see võtab aega, kõik head asjad ei tulegi kiiresti, et anna see aeg enda kehale ja kõige olulisem ongi see, et sa ei annaks nagu olla, sest kui teised saavad hakkama, siis saad sina ka hakkama. Ja võib-olla mõned soovitused veel, mõned raamatud. Üks raamat on siis Lara Brydeni poolt The Period Repair Manual, mis ma kindlasti soovitan. Siis on Dr. Jolene Brighten, tema on minu arust hästi äge naisterahvas. Tema on kirjutanud siis raamatu Beyond the Pill, mis natuke räägib ka seda tausta pillidest lahti. Ja siis tegelikult on hästi palju podcastid ka, mis tegelevad just selle PCOS-i teemadega. Ja kõige olulisem ongi see, et tee uuringuid ära, nagu võta neid arvamusi erinevates kohtades, sest mina ka kõigega ei nõustu. Nagu ma ütlesin ka, et näiteks pillid, ma arvan, et mingitel hetkedel see kindlasti on hea ja vajalik, on ju, aga mitte nii, kuidas tänapäeval kasutatakse. Ehk siis nagu loe ise juurde, uuri, võta erinevaid arvamusi ära. Ma vahepeal mõtlesin, ma käin mitme arsti juures ka, aga ma sain aru, et ma arvan, ma siin Eestis ei leia mingit arsti, kes kui te teate mingit head günekoloogi, kes on nagu tänapäeva meditsiiniga kursis, nagu palun kirjutage mulle ja ma jagan teistega ka, sest nagu neid on nii vähe lihtsalt. Nii et jah, aga ma arvan, et sellega ma täna siin lõpetan. Ma tõesti loodan, see on esimene podcasti episood, kus ma siis räägin üksinda. Ületaval kombel ma isegi rääkisin päris pikalt, natuke üle tunni. Siis lõpetuseks, mis ma soovitan sulle teha? Lihtsalt uuri nagu hästi palju. Ma tean, et see on segane ja ma tean, et infot on nii palju, aga sa peadki kuulama, et mis on sinu keha jaoks see kõige õigem, sest meie kehad on nii erinevad. See ka, mis toimub minu puhul, ei pruugi üldse toimuda sinu puhul. Nii et tee ise uuringuid, mõtle, uuri, vaata ja siis jaga minuga ka.
tegelikult mind nagu päriselt ka huvitab, et kui kellelgi veel on mingid sellised nagu teemad praegu laual ja sa oled ise tundnud, et mingi asi on nagu kasulik su jaoks, siis jaga minuga, sest äkki ma kuu aja pärast mõtlen nagu pekki neid asjad, mis mina praegu teen, neid toimu, on ju, et siis saame üksteist aidata ja saad jagada minuga neid asju. Vot, ja nüüd mul on viimane palve, enne kui me lõpetame. Et kui sul tekkis tunne, et sa said täna siit kasu või sind kuidagi puudutas minu teekond või kuidagi tunne, et mingit samastumist või midagi sellist, siis ole hea, jaga seda mõne sõbrannaga, just seda podcasti episoodi, jaga enda sotsiaalmeedias seda podcasti episoodi, sest ma ise tunnen, et need sellised teemad vajavad rohkem tähelepanu ja tean, et need on siuksed põnevad teemad. aga ma arvan, et ma loodan, et see, kui mina avan ennast ja siis hakkavad teised ka ennast rohkem avama. Ja ma väga loodan, et ka sina jagad oma need teemasid, kui sa nüüd siis pole avalikult ei pea, aga vähemalt, et saate oma sõbrannadega natuke rääkida nendel teemadel ja võib-olla saate siin minu podcasti osastki mingid mõtteained ja arutleda. Sest ma arvan, et see on hästi vajalik, sest me naistena oleme õrnemad ja me vajame rohkem hoolt ja see on meie vastutada, kanda hoolt enda keha üle. Vot, nii et suured tänud sulle kuulamast ja näeme juba järgmises episoodis. Tšau! Vot, ma ei tea, ilmselt ma siit midagi katin kokku. Vast on okei sissejuhatusena. Jah, okei, katime seda ka. Kurat, täiesti pekkis see podcasti värk on ikka väga keeruline. Ühesõnaga, welcome! Mõtlesin, et teine ägeda intro siin. Et siis kohe haarab tähelepanu. Ma see ikka täiega tõmbab mu seda kuradi asja siin alla. See vist murinaid, et ei taha näha. Teeme uuesti. Nii. And again. Minu eesmärk on see, et me kõik... Pekkis, see saab olema väga raske.